armastus mu südamesse. Sõbrad, ma mahun teile taskusse, armastus mu südamesse. Rohkem tõesti ma ei taha, kui võiks olla pisut raha, mille eest saaks süüa, juua, sigarette koju tuua. Ja et oleks mõni sõber, kes ka siis, kui vaen nõder, on mu vaimid põlgaks ära, tooks mu silmadesse sära. Sõbrad, ma mahun teile taskusse, armastus mu südamesse. Sõbrad, ma mahun teile taskusse, armastus mu südamesse. Kui ärkan taevas päikest, selle märkan seda sama päikest siin, mis paistis siis, kui sündisin. Ja kui päikesest jääb väheks, siis on öösel taevast tähed, unen nägudesse sära, mille hommik hakkab ära. Sõbrad, ma mahun teile taskusse, armastus mu südamesse. Sõbrad, ma mahun teile taskusse, armastus mu südamesse. Küsi ammu käest nagu toitide ja jookide kohta iga seda asja. Siis alguses küsid, mis meeldib, siis küsid, mis ei meeldi. Okei, Kolja. Teiste käest ka? Küsi teiste käest ka? Võta, no nüüd tulebki ikka siitpoolt see filmine ju. Muidugi mõista, sain etsa. Oot, aga see nüüd hakkab minema. See teisele poole see. Teisele poole, jah? Lükkada kuskilt sealt. Ma ei tea, mis see toimub. Ta läheb täpselt vastu pidi minema. Kas ei saa teistpidi sõita? Kui on ränk, ma ei tea, millega see lõpeb kõik siin. Varsti või kukkumist alla tänu selle juhtmele muidugi. Jaa, ei saa, jah. Kaameramees ripub. Joo, loodetavasti. No mingi kõrgel juba. Piisavalt pikk. Ja siin on küll. Oota, ära mind rohkem siia peale lükkuda. Mis ta ääne küll? Päris õud on juba, kas me juba kõige kõrgemal ei ole või? Ei ole veel poolti veel midagi. Aga kinni. Me enam ei usalda seda kuradi ratsi. Ja vaesigi. Huvitaks Kuule filmib praegu. Aga siin on ikka mõnus maade, vaata esindab. Ilgid aastavad. Kuskilt väga kummaliselt. Näe, vaata Tallinn, ossa vaid. Oleme Kadrioru Tivolis ja sõidame hundirattal ehk kuradirattal või ilma rattal ja minuga koos on sõitmas seda meeletut tiiru ansambel Vennaskond, nii et kui te ilmselt ei vaja see tutvustamiseks, aga võin öelda, et tegemist on Tõnniga, Allaniga, Katriniga ja Kaspariga. Katriin, kuulsite, jah? Mõningad on küll puudu, aga me hakkame nüüd rääkima sellest, mida nad teevad, miks nad teevad ja kui palju nad teevad. Vaadake. Oi, me satume telepurki praegu. See on väga hea. Me saame kõik leevitada sinna. Kasparit ei tohi näidata. Koolja filmibki kõike muud peale meie. Sa kuuled? Ei kuule, ma panin ka. Mis asja? Nüüd räägime natuke ansamblist kaast, et milleks muidu me siia kokku tulime. Kõigepealt sellest, et mis teete praegu ja kas te üldse midagi teete? Ühesõnaga meil peaks nüüd septembri, ütleme esimeses pooles nagu film valmis saama. Vennaskonna film. Ta koosneb nagu suuremas osas videoklippidest ja kujutab endast mõnes mõttes nagu bändi ajalugu. Nii, kas nüüd võib või? Meie see suurepärane saade siin võib muidugi lõppeda sellega, et keegi meist kukub alla. Mis oli ikka sulle küsimus muide? Et kaua sa oled olnud Vennaskonnas? Vennaskonnast sellest suvest alates, jah. See on Vennaskonna uus viiuldaja Katriin ja räägi veitsa, kuidas tulid, miks tulid ja kuidas sind leiti, kes sind leidis? Iseenesest tulek oli natukene selline
ebakindel võib-olla ja tulin sellepärast, et bänd otis uut viiulimängijat. Nüüd on tulemas varsti vennaskonnal selline asi nagu hästi palju igal pool välismaal kontserte. Soomes ja Austraalias ja Ameerikas, et varsti nad sõidavad järgmine kevad Ameerikasse. Olen lihtsalt. Aga metrolumust? Ei tee. See on nagu vennaskond on praegu ainuke? Jaa. Sinult küsin. Kaspar tahab rääkida. Kaspar tahtis juba all rääkida, nii et ma annan... Absoluutselt taha rääkida. Midagi taha rääkida. Absoluutselt midagi. Nii, Kaspar ei räägi ühtegi sõna. Aga, et Tõnu, räägi midagi veel, räägi lihtsalt, mis sa arvad, mis võib nagu inimesi huvitada, mis võib nagu sinu neid fänne ja kuulajaid ja vaatajaid üldse, mis võib huvitada, räägi nagu pikemalt, natuke üldse ansamblist ja minevikust, olevikust, lähitulevikust ja nii edasi. Kust tuli vahepeale, kus juures tõesti oli, mina ise kuulsin seda igalt poolt, et see Õllesummeril on nagu viimane esinemine, on ju, et nagu viimane niuke täispikk kava, et nagu kõik lood said ära mängitud ja kus see jutt tuli? Või oli seal nagu mingi tõepõhi all või? See on mingi õudne udu jutt, Ei tea, kus kohast see tuli, Sa nagu ei tea mitte midagi. Ma ei tea midagi, jah. Et ju huvitav, mina tulin sinna kontsertile ja kohe hakkasin kuulma, et nüüd tasub vaadata, et vennaskond on viimast korda laval igalt poolt kuulsin. See oli jah. Teiste käest ka? Jaa. Teiste käest ka? Jaa. Kas me hakkame nüüd liikuma ka või ei hakka? Aga kogu aeg ka vist ei ole mõtet seda nagu süüks pilti, Ta filmib võib-olla mingit kuradi ei näi. Ümbrused ja asja. See on vähega juttu ümbrused on. Näiteks Stanislav Lem on päris lahe kirjanik. Mulle meeldib veel Blind ja siis ma ei oskagi rohkem midagi öelda. Nii võib, jah. Me oleme õnnelikult jällegi maapind on meie jalge all ja see on iseenesest väga meeldiv. Jutud lähevad kohe märksa kindlamaks kui ennem. Küsimus järgmine, mis huvitab mind ja ma arvan väga palju ka muid. Kuidas suhtub ansambel vennaskond niinimetatud kommertsmuusikutesse, näiteks muusikutesse, kes teenivad leiba näiteks reisilaevadel? Ma suhtun plaatidest, kassettidest või on igal ühel oma töö ja mingi asi? Eks ta aitab ka kaasa ja on ka teisi asju. Aga muidu üldse teie muusika, ma võtsin praegu mikrofoni korraks, ma tahtsin küsida, et kellele sa oma lood suunad? Tähendab, on sul mingi kindel rühm inimesi, kellele sa seda teed? Noorematele, tegelikult vanematele, kellele sa ise oled nagu mõelnud oma muusikat? Ei ole üldse nagu kellegile adresseeritud. Muide, eelnevalt ei saanud räägitud sellest, et tuleb välja film, vennaskonna film, aga kas tulemas on ka plaat või plaat, mitte kassett lähitulevikus, et nagu kõik teaksid, kes võib-olla tahaksid osta? Ei on, ma arvan, et see aasta on nagu tulemas ainult see film. Aga sellest ei räägitud, et vennaskond põhiliselt järgnevalt aasta otsa igal pool välismaal esineb, aga Eestis on tulemas, näiteks ütleme, praegu on sügise hooajaks on midagi teada, on mingid kontserti tulemas? Ei, praegu ei olegi nagu ühtegi kontserti teada peale selle New Yorgi kontserti nagu, mis kevadel peaks tulema, aga veel on üks kontsert, mis toimub ülehomme nagu Helsingi lähedal. Jah, muidugi ma võin öelda, et saade läheb eetrisse märksa hiljem niimoodi, et see on selleks ajaks juba minevik. Praegu on küll tõepoolest augusti algus, aga saate ajaks on ta ilmselt juba lõpp, nii et sellest kontserdist jääte ilma. Kaspar ei taha mitte midagi öelda. Olgu peale, kuidas sa selle lõppu teeme tegelikult? Sa võid tänama neid. Jah. Ta tänas ära. Ei, ma ütlen ükskord veel. Ma tänan teid. Teil ei ole, aga ma ütlen, et vaatame materjali läbi, ma võin seda lõpuga homme teha. Oota, ma ütlen selle asja ära, et ma nagu tänan neid ära ja tänan
tahan seda Tivoli ära. Ma paluksin kõigist suured plaanid. Jaa, Anna, räägi midagi, nad kuuluvad sind või teid, eks? Ma ütlen selle lõputeksti. Praegu, jah? Noh. Jah. No nii, ja nüüd olete üsna palju ilmselt teada saanud ansambel vennaskonnast ja kui veel mingeid küsimusi on tekkinud või tekib, siis loomulikult saab meile ju alati helistada ja kirjutada ja ma arvan, et ei ole midagi selle vastu mitte kellelgi, et võib-olla teha üks saade nendega kunagi veel, kui tekib küsimusi, mis teid siiralt huvitavad. Loomulikult tahan mina omalt poolt tänada ansambel vennaskonda nii palju, kui neid on ja kõiki ka neid, keda ei ole, öelge minu poolt edasi aitäh ja loomulikult kogu seda sõbralikku kollektiivi siin Kadrioru Tivolis, kes meid lasid siia niimoodi mõnusasti sisse aega veetma ja keerutama hundirattal, nii et aitäh ja nägudeni ja kohtumiseni järgmine kord. No ma pidin suvalist, täiesti sinine meri on meil praegu. Kõik vaatad. Meri on sinine, taevas on hall, võib hakata vihma sadama, see on kuidas kunagi, täitsa võib täna tulla. Siis tuleb konnad praegu valmis püüda, et siis nendega saab vähki püüda. Kuidas sulle, Allan, käid vahel vähil või? Kaua meil seda? Mismoodi see vähi püüdmine käib? Ma ei tea, ma ei ole elus käinud. Mul on esimest korda, jah. Et see traditsioon on siuke, et lähed istud öösel maha ja teed lõkke üles. Tegelikult olen küll käinud, valetsen, aga... Päeval ei näkki või? Ei näkka. Ma ei tea, öösel vist ma ei tea, mis neil on, nad vist ei näe öösele. Millega neid vähkid püüdmine? Natadega ja siuksed ümmargused. Ümmargused, mis meil liha tähtsaks? Ja. Vastu pead või? Oota. Ma ei tea, ma ei ole kunagi... Pannakse sinna mingit aisevad läinud liha, mingit siukest asja. Vaja panna aisevad asju. Ei ole vist jah. Konn. Võib maksa vorstiga panna. Ei tapa. Täitsa särje puja panna peale, juhtub mitte midagi halba. See on Kadri tütar, ma tahaks, et see oleks minu tütar, aga ta ei ole. Jah. Mõni õudselt tahaks, aga ta ei ole. Oleme õnule või? Aga ta tahab olla. Näitame B. Näitame õnule nii. Näitame või? Muidugi näitame lõdvad. Ma ei saa. See on selline küsimus, soovib siis hakata rääkima hakata selle peale. Rääkige midagi. Mina võin rääkida kõigest, ma praktiliselt õpin semiootikat, ma võin absoluutselt kõigest sisast, kas saia teha. Tõtselt ma ei tea. Oi, Peetsa! Tere! Me rohkem õllelõhna peale kohale, ega meil sama ei tulnud. Küsi küsimus. Kas punk on lahe? Andke vastuseid. Hei, kurat, kui vanaks ma nüüd lõpuks saan reist. Ja siis... Pärast ma hakkasin mõtlema, et järgmine aasta ma kurat saan 30 aastaseks juba. Jah, punk on lahe ja tüdrukud punk on lahe. Ma hakkan küsimusi esitama. Davai, küsi muidugi, jah. Peab või? Ei pea, aga võiks. Kurat, terve tavaliselt küsitakse minu käest tood küsimusi. No küsi neid, mis sinu käest küsitakse. Kus sa kanepit ostsid? Kelle käest? Mulle toodi. Ei, ma tahan ikka, ma ei tea, suva küsimus. Aga mille kohta üldse küsida? Põhilust peale jääb. Põhilust ära filmi. Aga ära filmi. Põhiline ongi see, et filmi peale jääb. Ära filmi peale. Et mis siis on nagu muutunud või mis nagu punk tähendas siis on ja kui te olite on ja siis ütleme nüüd. Nüüd lastaks tööd tahti, kui ma läheks niimoodi tööd. Kusjuures ongi reis. Et tahad tööle minna kuhugi, lähed oma kuradi sinise peaga, lähed sinna öeldakse kohe, et mida sa mees siin, mida sa tahad sealt? Mine ravile. Mitte tööle. Siin see võib-olla ei olegi mingi probleem, aga mujal maailmas ma tean, on mingi saksapungid rääkinud. Neil on täiesti perses rääkinud. No andke minna. Ja. Et Pets, et kuidas on ikka nii, et sa tööle ei saa? Töötad sa kuskil, antakse jalaga igalt poolt või? Ma teen kodus tööd. Mis tööd sa teed? Koduseid. Koduseid tööd. Aga saksapungid ütlesid sulle, et nemad tööd ei saa. Ei tähendab mitte kõik, aga näiteks mul üks tuttav saksapunk, kes töötab pangas. Mis see on? Ja ta käis nüüd mingi
sügise alguses käis Pärnus ja siis tüübil oli noh, kurat, see muidugi läheb jälle see fucking rahajutt lahti, aga see on, noh, mis see ikka, sai sinna tööle mingi sellepärast, et ta ilge, noh, siuke spets, mitte spets, aga ikka tark inimene, et ta oskas nagu seda rida ajada ja ülemus ütles, et värvi Harri sinimust valgeks, ma maksan sulle iga kuu kuradi palgale mingi sotta juurde. Sotta, jah? Jaa. No kõva armas. Aga see punk on siis see Ari või see tuleb sul kuskil sees? Ei, tüüp ongi, ma kuradi Harjalt punk raisk. Ei noh, siis see on päris punk. Et kas see punk on väljast näha olema, kes on punk või kes on? No see on ikka nende idee ju, et ikka Oota, mille järgi sa otsustad? Aga näiteks miks, ma lugesin selle kuradi flyeri pealt näiteks, et riietus peab olema punk. Et kui sa siia kohale tuled, riietus soovitav punk. See on umbes, et läheme pallile, riietus soovitav frakk. Aga mille järgi sa otsustad inimese üle, kas ta punk on või ole? Ma ei otsusta kellegi üle mitte midagi. Kuidas sa neid siis liigitad ise? Mina olen punk. Sa pead ennast ainukeseks pungi esindajaks maailmas või? Ei. Aga kes on veel punk sinu meelest? Sa saad aru, see on mikrokultuur siuke. Mikromaailm raisk. Oma punk siuke, vägev raisk. Mis subkultuur, mis kuradi subkultuurist saab üldse juttu olla raisk? No see ei ole ju nagu, see on ikkagi mainstream, tähendab ta ei ole ju mainstream. Punk on mainstream. Tähendab ta ei ole mainstream. Punk oleks mainstream. Miks peab mingit fucking sõnumit ütlema edasi? No ei no selles mõttes, et laulame küll selles mõttes, et sõnum ongi see, sõnum on see, et sõnumit ei ole ju tegelikult selles mõttes, et noh, on ju lahe või ei ole? Iga lugu on millegi.